Tere! Täna on reede, 22. märts ning ma otsustasin minna vanema golfiga homme siis Türi Vigur võidusõidule. Auto on 6 aastat ühe koha peal seisnud, 1.9 diisel, 66 kW turbodiisel ja auto maksis 200 €. Ma olen täitsa aus teiega. Natuke siis pidurid olid kõik kinni, pidurid on nüüd lahti selles suhtes, käivad just ringi, pidurid peal ei ole ja otsustasin panna Cooperi slikid alla. Kuna arvatavasti autol on all 10-15 aastast vanad rehvid, siis ega nendega mingit pidamist arvatavasti ei ole. Otsustasin taha jätta vanad rehvid, et taga oleks mingi väike libisemisefekt, et võib-olla läheb vaja, võib-olla mitte, ega kogemust ei ole. Aga kuna homme hommikul on juba start, siis mõistlik oleks praegu auto valmis panna ja slikid alla. Nii, kuna me paneme alla Honda väljad, 15 oli originaalis oli 14 all, siis me pidime natuke ka siit lihvima. Kuna keskkava on natuke teine ja nüüd sest Honda väljad peaksid siia alla küll sobima. Vist on niimoodi, et üks slikk maksab rohkem kui see üks auto kõik kokku. et kui mul oleks valikut, et kas ma varastaks selle auto või võtaks selle välja, siis ma võtaks selle välja pigem siit. Töötab, ta elab, ta on sõjavõitleja. Ma loodan tegelikult südamest, et mul homme vastu ma peaks selle pärast, et tegelikult tagasi ei saa hoida, sest konkurents tundub suht tihe olevat. Ma võtan siit kõik, mis võtta annab. Ma loodan, et ta peab vastu. Aga miks ta ei peaks, õli on sees, rihm on terve. Ja eks ole homme näha. Vainin ka ära, et õlitäht ei ole mu sponsor. Mul ei ole veel ühtegi kütuse sponsorit. Aga selle autoga saab säästuprojektina sõita, sellepärast et selle auto on see diisel. Kui ma ütleme üldiselt oma rahvaspordi Hondasis, siis ütleme 50 € ikka võtan bentsu kaasa, siis siin ma panen 10 € paaki ja ma arvan, et mul päev on edukalt sõidetud ja jääb kindlasti üle ka. Säästuprojekt. Start on väga oluline igas alas, ma olen täitsa kindel selles. Proovime korra siis, kuidas selle autoga kõige kiiremini startimist teha. Türi Vigur võidusõidus homme on ka kiiverkohustuslik. Võtsin kiivri kaasa. Ma võtan homme kindad kaasa, sellepärast et rool palja käega on tegelikult üsna libe. Kui on näiteks ikaanid tehtud vasakule paremale kiiresse lappamine, siis ma usun, et need kindad õigustavad ennast. Panin ka üles kaamera kinnitused, et ma filmin homset sõitu ja ma loodan, et need kaadrid jõuavad ka jõudubi sõidust. Ja ma arvan, et homseks oleme valmis. Enam-vähem stardiga nägin ära, et suht vähe tuleb gaasi anda ikkagi, et suht ruttu tahab ikkagi see auto tühja panna. Üks ratas ikkagi veab harjunud rahvaspordi autodega ikkagi, kus on lukud sees kastides. Aga ma arvan, et ma olen homseks valmis ja homme saab päris äge päev olema. Otsustasin pühapäeval ka kaasa teha AG karikavõistluse, et natuke trenni teha. Ja auto on enam-vähem valmis. Panime täna uued amordid alla, et auto oleks jäigem. Praegu ees on muidugi Michelini naastrehvidega, kuna osalen ka golfiga Türi Vigur võidusõidul, siis ma otsustasin siit slikid tal võtta. Eks ma siis peale Türi Vigur võidusõitu siis tõstan rehvid ümber. Aga üldiselt on ka see auto valmis. See siis on ka Mihkels Racing tiimi garaaž. Siin siis nende autode ettevalmistus sünnibki. Ja siin on ka meil talveauto. See on siis 750 kilone auto ja see on väga kiire järveauto. Et sellest autos ka kindlasti kunagi rohkem juttu. Aga ma asun, et see auto on ka pühapäevaks valmis. Homme paneme slikid alla ja pühapäeva hommikul siis treileri peale ja võib ka selle kohta öelda, et näeme pühapäeva AG karikal. Paljud on ka küsinud, et miks ma siis Hondaga Vigur võidusõidul ei sõida. Küsimusele vastus väga lihtne. Autol on nii kange lukk sees, et see lihtsalt kulutab selle auto ressurssi selle sinka-vonka sõiduga ära. Et selle pärast lähmegi golfiga starti. Et lihtsalt selle auto ressurssi hoida, kuna see aasta on päris palju rahvarallit, kuni rahvasprinte tulemas, et oleme parimat. Sten, kus me lähme? Raplamaale Nõmme kõrtsi lähme. Miks me lähme sinna Nõmme kõrtsi? No tali oli ees ja tali on nüüd läbi ja nüüd lähme pidu panema, et tuleb ikkagi neid võistlusi tähistada ka ju. Ühesõnaga, Nõmme kõrtsu lähme tänuüritusele. Tegime Raplamaa karikasarja kaasa jääräevõistlusega
9 etappi oli, mina tegin 6 etappi kaasa, mina saavutasin siis 3. koha. Mitu etappi sa kaasa tegin? Sõitsin kõik etapid kaasa, viimasel läks küll halvasti, aga tänu sellele sain ka 3. koha. Aga meid on sinna kutsutud ja lähme vaatamegi, mis siis seal mehed teevad ja mis me saame selle eest, et me 3. koha saime. Tere, Kaido Lee! Tervist! Et me oleme siia täna Nõmme kõrtsu tulnud, siin on päris palju motospordi sõitjad, et miks me siin oleme kõik? Me tunnustame siin täna Raplamaa jääraja karikasarja parimaid sõitjaid uue kokkuvõttes. Mis teil kõige rohkem osalejaid oli ühel võistlusel? Kõige rohkem oli kas alla 80 natukene. Okei, selge. Kas toimub 2025 aastal toimub ka samasugune üritus? Ikka. See ongi, et proovime nagu paremini saada. Teeme, kui ilma on, alustame jälle eelmisel aastal, ehk siis 2024 talvel detsembris proovime hakata pihta. Ja vaatame, kaua ilma on ja nii kaua me teeme. Tere hommikust! Kell on 8.00, laupäeva hommik ja algabki päev. Lähme siis Türile. Sõber Marek Meindorf tuleb siis varsti treileriga siia, paneme auto treileri peale, et saaks legaalselt Türile sõita ja vaatame siis, kuidas see päev täna õnnestub. Marek aitab siis mul golfi kinni panna. Tere hommikust, Marek! Tere hommikut! Sa arvad siis, kuidas meil läheb täna kõigil kokku? Meil läheb täna väga hästi. Võimegi äkki nii? Ilm on ideaalne. Ilm on ideaalne. Kuigi ma natuke kardan, et ikkagi siuke vihmane on, et mul on ju Cooperis slick all, et ma arvan, et sellega täna pole väga midagi teha. Aga eks ole näha? Nii vihmane ei ole. Aga ma võtsin igaks üks vanad rehvid ka kaasa, et siis saab nüüd alla panna. Kuule, aga siis olemegi täna üks suur tiim siis? Jah. Mulle sobib. Proovime äkki 2 korda selle raja läbi kuidagi kõndida ja raja pähe õppida. Mõned nüansid siin ikkagi on, kus saab tegelikult palju võita ja palju kaotada, aga eks see asi tulebki selgeks teha. Tuleb kohe esimene start mulle. Ma olen isegi päris hirmul selle pärast, et ma avastasin, et mul on veermikus midagi ikka väga katki, et kui ma sõidan vasakule, siis kui mul käib ikka väga kole hääl sees, kui veduenergia. Ja mulle tundub, et üks veopill teeb ka natukene häält. Aga õnneks üks tuttav ütles mulle, et ta laenab oma autot mulle, kui see auto vastu ei pea, aga äkki peab vastu ikka. Katse on tulemas, anname natuke powerit juurde. Kuidagi teisega natuke jääb lahjaks see auto ikkagi. Vaatame siis, kas läheb paremaks. Keegi ei lammuta selle 200 mootoriga neid uusasid. Kõik lammutavad 1,8. Kohe hakkab 3. voor ja loodame, tuleb hästi ikkagi. Eesmärk on kindel poodium. Ei oskagi rohkem midagi öelda.
tere hommikust! Täna on pühapäeva hommik ning lähme siis AG karikat sõitma Rapla kardirajale. Paides hakkas hommikul lund sadama. Idee poolest ta nagu lund ei näita ja loodame, et Raplas sükest asja ei ole. Panen slick-rehvid alla ruttu. Laupäeva õhtul läks natuke kiireks ja jõudnudki kõike teha. Ja ega siin ei olegi palju teha. Varsti treileri peale ja Rapla poole. Uskumatu, jah? Kuule, kas see katel võibki nüüd edaspidi olla? Jaa. Ma arvan, et sellega ei juhtu midagi. Ma ei tea. Ma arvan, et isegi võib-olla on kuhugi minna, aga katsetame. Väga-väga libe see rehv lume peal. Aga noh, ma loodan, et Raplas ei ole sükast ilma nagu Paides täna. Oleme Raplasse jõudnud. Kui Järvamaal tundus, et lumi on maas, mul oli täitsa paanika, kuna mul ei ole õigeid rehve praegu olemas, ma pole jõudnud veel neid osta. Aga mida Raplamaale lähemale jõudsime, seda kuivemaks olud läksid. Osavõtutasu on makstud, võistlusnumber on saadud, servispark on meil tehtud ning nüüd ongi trenniks. Nüüd hakkan trenni tegema. Esimesed 4-5 ringi on tehtud Rapla kardirajal. Tunne on tegelikult päris halb. Auto üldse ei käitu nii, nagu ma tahtsin. Ma ei olegi selle uue pedrustusega tegelikult sõitnud ka. Aga tunne on päris halb. Üldse. Mulje on kohati selline, nagu käsipiduriga sõidaks igas kurvis, aga tegelikult ei sõida, lihtsalt saba läheb ära. Aga eks ole näha. Meil natuke stardine aega. Uurime natuke maad, mis rõhuga konkurendid sõidavad, et eks saab mõtteid midagi. Ja vaatame siis, tegelikult päev on päris pikk. Nagu ta läks? Päris hästi läks juba. Tegelikult rehvi rõhk on muudetud, sellega läks asi paremaks. Trajektoori muutsin ära, mis ma sõitsin täiesti valesti. Ja pean tunnistama, et sõitsin konkurentide sabas, vaadata, kuidas konkurendid sõidavad ja ma ei tea, mul on tunne, et läks natuke paremaks, kui hommikul oli. Aga nüüd ma vaatasin ilmateadet, et lubab vihma kell 12. Kell 12 lubab vihma või? No vaatame. Siis on väga halb. Esimene voor on sõidetud. Hetkel olen praegu teisel kohal, kaotan 1,8 sekundit ja 2 vooru on veel minna. Vaatame, et õli tuleks normis. Ega rohkem ei olegi midagi, tuleb oodata järgmist vooru. Tegime 3 voorust, tegime ainult 2 kaasa, et auto ressurssi kokku hoida ja tegelikult järgmine üritus ka ootab mind. Saavutasime täna teise koha, aga oleme selle teise kohaga rahul. Meil oli üks päris kiire konkurent, aga töötame selle nimel, et üks päev Mati selle ka ikkagi ära teha. Aga meie päev sai läbi, auto pidas vastu, rehvivalik oli täna natuke vale, sellepärast et rada oli niiske, temperatuur oli üsna madal, aga võtsime head teadmised ja järgmised rallid veel kiiremini. Päev läbi!